Sihitult tipus. Ideed, mis muudavad tööstust. Metrosert. Targalt ja täpselt tulevikku. Uues saatesarjas uurime, kuidas teaduses sünnivad päris lahendused Eesti tööstusele. Kuulame ettevõtjaid, eksperte ja teadlasi ning saame teada, kuidas Metroserti rakendusuuringute keskus on toetuspind targale majandusele. Iga osa toob kuulajani lood, mis muudavad meie tööstust targemaks, tugevamaks ja kasulikumaks kogu Eestile. Tere, head kuulajad, Sihitult tipus on taas teiega ning täna räägime me maagilistest kiipidest, mille kohta peamiselt kuuleb juttu sellest, et neid on puudu ja kuidas küll Euroopa neid tootma võiks hakata. Aga mis seis nendega on ja kuidas saab kohalik Metroserti rakendusuuringute keskus kiibitehnoloogias ka kohalikul tasandil abiks olla, sellest täna räägimegi. Ja meil on külas Metroserti kiibikeskuse programmijuht Andres Mellik, tervist! Tervist! Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse projekti KIIP koordinaator Jaan Raik. Tere! Ja süvatehnoloogia ettevõtja Andi Hektor. Tervist! No, olete te nõus, et mis puudutab kiipe, siis üldiselt on viimasel ajal jutt sellest, kuidas seis on kehv ja me peame leidma lahendusi, kuidas neid nüüd edukamalt tootma hakata? Nõus. Kiibikeskuse programmijuhina eriti. Ja jutt võib-olla ei ole ka ainult tootmises, aga kuidas neid paremini ja efektiivsemalt ka disainida ja sellega siis kohalikku tööstust erinevates valdkondades toetada. Ja ettevõtjana ma juhin alati tähelepanu sellele, et Eesti kõige suurem eksportiv sektor on elektroonika ja selles elektroonikas kiibid moodustavad ühe väikse, aga väga olulise osa. Ja kuna ta on nii-öelda siis suure lisandväärtusega osa, siis ma arvan, et Eestis me peame rõhuma selle peale, et see elektroonikatööstus, mis meil on, liiguks ka sinna järjest rohkem kiipide poole ja peame vaatama ka ringi, et kus need kiibid on siis, kus Eesti saab olla nii-öelda suurel pildil, sest sellised, ütleme, võib-olla kõige võimsamad kiibid, mida me siin arvutites näeme, seal Eestil on raske võistelda, aga kiibimaailm on väga lai, et meil on täiesti Eestis olemas koht, kus me saame olla tugevad. Nii, täiesti nõus teie mõlemiga ja tähendab, siin tulebki aru saada, et kui Andres rõhutas ka disaini ja Andi väärtusahelat, siis tegelikult kiibi tööstus on väga suur väärtusahel ja ütleme, see väärtuslikum osa sellest ahelast on just nimelt disain. Et kui tavakuulaja näiteks teab mõndasi kiibi või elektroonikafirmasid, siis tuleb aru saada, et enamusel neist ei ole oma tehast, vaid see kiip tehakse nagu tellimustööna, kui ta on disainitud, siis näiteks mingis vabrikus Taiwanis, nii et sama mudelit peaks ka Eesti järgima. Kui rääkida sellest samast tootmisest, Euroopa Liidus on ka pidevalt ju räägitud sellest, kuidas meil on vaja rohkem seda siia tuua, kas üldiselt ikkagi võib öelda, et meie jaoks on praeguse peamine koht, kust üldse neid hankida Taiwan ja pärast seda tuleb tühja maad? Neid tehasid on muidugi mujal ka, et on Koreas seesama TSMC ehk maailma selline juhtiv kiibi tootmise ettevõtte on tegelikult juba rajanud tehasega osasse viimaste tehnoloogiate peale ja seal ka kiipide tootmine juba käib. Nii et neid kohti on nagu veel, lihtsalt Euroopas ei ole sellist nii-öelda TSMC-le võrdväärset analoogi hetkel olemas. Jah, samas ütleme, ma arvan, et see kiibi tootmine peab kindlasti nagu geograafilis laienema, sest seal on juba hästi suur selline logistiline oht ja kõik muud ohud veel sinna juurde, kui mingil hetkel üle 95% nii-öelda tippkiipidest toodeti Taiwanil ja see ei ole nagu normaalne olukord, aga siin kindlasti on ka nii-öelda lahjemaid kiipe, mida toodetakse mujal maailmas ka ja Euroopa kasuks räägib see, et paljud need kiibitootmisseadmed jällegi on Euroopas toodetud ja ainult Euroopas, et tegelikult Belgiasse ja Hollandisse ja ka ütleme Suurbritanniasse on koondunud tegelikult väga oluline osa maailma nendest seadmete tootmisest, mida on kiibi tootmiseks endaks vaja. Meil oli siin juttu natukene, Andi mainisid ka seda, et meil ei ole võimalik võistelda siin tõesti väga suurte kiibitööstustega ja meil ei olegi võimalik teatud tüüpi kiipe toota, aga kui me nüüd mõtleme Metroserti rakendusuuringute keskuse peale, mille jaoks ellu kutsuti, kuhu siis võiks seda ressurssi aega panna, et mida meil oleks vaja? No Metroserti poole pealt rakendusuuringute keskuse osa on loodud siis erinevate valdkondade, põhimõtteliselt 5-6 sellist fookusvaldkonda. Nende puhul just sellise TRL taseme või technology readiness leveli siis taseme nii-öelda
mina ütleks sildamiseks akadeemia ja siis nagu toote lõpptööstuse vahel, et katab ära seda vahepealset auku, mis seal on. Kiibikeskus on siis üks osa sellest, seal on ka teised on autonoomsed sõidukid, droonid, vesinik ja biorafineerimine ja terviseandmed ka. Et selle jaoks ongi see rakendusuuring sellise kujul ellu kutsutud. Ja ka Kiibikeskuse roll seal on siis peamiselt just tööstuse toetamine. Et me saame teha ka nii-öelda ise oma intellektuaalomandit luua, aga kõige suurem roll on ikkagi see, et tööstus teeks targemaid, suurema lisandväärtusega tooteid nendes paljudes erinevates valdkondades, et me ei eelista tegelikult ühtegi valdkonda. Ma võib-olla lisaks siia juurde, et ma ei rõhutaks väga seda, et me ei suuda teha seda ja seda, mõned asjad pole lihtsalt majanduslikult mõistlikud. Et kui me räägime ja ka mahult, et kui me räägime laiatarbeprotsessoritest ja ka Nvidia, ütleme nendest tehisarukiipidest, siis selge see, et nende väljatöötamine ise maksab miljardeid, et see on ja nad on sellised üldotstarbelised, aga mulle meeldib et nagu kiibi otstarbest aru saada või kiibi disainist, siis võib mõelda, et kuidas nimetatakse kiipi inglise keeles, et see on ASIC ehk Application Specific Integrated Circuit ja see nimi ise ütleb, et tegelikult kui sul on rakendus, spetsiifiline rakendus, siis sa saad luua selle jaoks kiibi. Mitte midagi ei takista seda teha Eestis täna ja peale kompetentsi, eks ole, laiema leviku ja ütleme erinevate rakenduste jaoks oma kiibi loomine, mis siis muudaks selle rakenduse nagu kuluefektiivseks, see on asi, mida me saame teha ja mida kogu maailm saab teha ja Eesti, võib-olla siin ei olegi isegi küsimus, et kas Eesti peaks seda tegema, ega siin vist valikuid ei ole. Kui rääkida tehasest, mis on nüüd juba otsapidi hooga käima läinud, siis mida see konkreetselt pakkuma hakkab, kas me siis võtamegi piltlikult öeldes idusektori, toome teaduse sinna kõrvale ja siis paneme need niimoodi komplektis kenasti kokku? Äkki ma ütleks, tegelikult ega tehas ei tea, mida ta toodab. Tehasele see tarkus või ütleme, see disain tuleb kes iganes selle tellib, see tellija võib olla ükskõik kes, kellel on piisavalt taipu ja arukust. Selles mõttes võib-olla siin see segadus tekitav faktor siin Eestis ongi see, et mõeldakse, et tehas ongi tööstus. Et siin tuleb nagu selgelt lahku lüüa, et kui me räägime Taiwani tehasest, see tehas teeb allhanget, ta ei tea, mida ta toodab. Tema saab väga keerulise disaini, mille ta on siis võimeline panema räni pinnale. Nüüd see tarkus või see sisu tuleb mujalt. Ja me ei pea puutuma tehasesse, tehas saab oma asjaga ideaalselt hakkama, me ei pea tehase töösse puutuma. Et see, kui me toome oma rakenduse sinna tehase, selle tehase jaoks ei muutu mitte midagi. No ma ise võrdan alati seda nagu raamatu trükkimisega, et raamatu trükkimine on kindlasti ka mingi väärtus, aga kui me mõtleme raamatu sisu peale, siis igaüks saab aru, et see sisu ise on palju suurem väärtus. Et samamoodi kiibitööstus, et kindlasti raamatu kiibi tegemine, see on omaette kunst, aga palju suurem väärtus luuakse ikkagi seda kiipi disainides. Ja ma olen ise olnud päris palju Cambridge'is, kus on üks Euroopa kõige suurim kiibitööstus või kiibi arendaja, vabandust, kes tegelikult ei tooda ise mitte midagi. Et kogu nende tulu tulebki ainult disainist ja seal ta on sellega ka muidugi maailma kõige kasumlikum ettevõtte ühe töötaja kohta. Et see näitab, et kuivõrd kõrgele on võimalik tõusta ka ilma omamata tööstust seal juures. Mida te praegu näete näiteks Eesti ettevõtjate teadlaste puhul, et mille järgi neilt see kõige suurem ootus on Metroserdile? No kui kiibikeskuse vaates, siis põhimõtteliselt on, ja me peame ise muidugi ka õigesti kommunikeerima enda eesmärki, aga põhimõtteliselt on ootus saada abi oma kiipide väljatöötamisel, disainimisel, kuni siis selle hetkeni, kui ta saadetakse see disainifail tehasesse. Ja loomulikult kõiki ettevõtteid kiibikeskus otsast lõpuni ei suuda selles protsessis läbi vedada, selle mõte on pigem see, et meie tuleme kaasa sellise kompetentsitiimina, eksperdid, et sellistest roadblockidest nagu üle saada, aga et ka kokku viia omavahel vajalikke osapooli ka nii Eestis kui võib-olla siin lähiriikides,
pluss siis nende samade protsesside ja tehastega, et see ei ole ka tegelikult nii-öelda iseenesest mõistetav, et üks päev tuleb mõte ja siis sul kohe see kontakt on olemas, et seal tegelikult on ka vaja, et valideerida nii seda projekti, seda disaini, seda tiimi, et kas nad on varem kiipi teinud ja kõiges nendes nii-öelda lõikudes saamegi abiks olla. Kui suur see soov teiega koos töötada on, et kui näiteks Andi tuleb uue ettevõttega välja, et kui kiiresti ta löögile pääseks? No Andi on juba full disclosure on juba löögile pääsenud. Jah, no ütleme, tuleb järgmise projektiga. Esimene samm ongi tegelikult meiega ühendust võtta ja neid koosolekuid me oleme nüüd selle 4-5 kuu jooksul juba teinud põhimõtteliselt 10 erinevate ettevõtetega. Võib öelda, et sellises aktiivses faasis on kuskil umbes 5 ettevõtet, kes on siis rääkinud väga detailselt juba, et kuhu nad oma kiibi nii-öelda ambitsioonidega jõuda tahavad, aga lisaks on siis juba kiibikeskuse loomisel oma sellise huvi või tugikirja andnud kuskil 20 ettevõtet, mis on Eesti kohta täiesti arvestatav hulk ja neid kõiki siis ühel või teisel moel on meie ambitsioon kiibikeskuses omakorda neid toetada, et see ei ole nagu selline 1-2 ettevõtet, et on juba suurusjärk kõrgem, mis on väga positiivne. Nüüd, et see uus koduleht ka olemas, kiip.ee, kas see selline sisu ja selle vastu huvi juba näitab, et kiibid on miski, mis inimesi huvitab ja mis tõenäoliselt, mida aeg edasi, seda rohkem jutumärkides trendima hakkab? Omalt poolt võib-olla öelda, et ega tegelikult ega kui ei oleks kiip, ei oleks meie praegust eluviisi ka, Poleks seda saadet siin. Poleks seda saadet siin, poleks meil ühtegi seadet, mida me siin kasutame selle saate ülesvõtmiseks. Poleks tõenäoliselt osanud isegi kohale sõita. Et iga inimene juba selles mõttes on ju klient või lõppkasutaja niikuinii. Et ega ma nagu rohkem ei oskagi lisada ja see üks kiibikeskuse roll ongi selle sama hirmu mahavõtmine. Tundub, et kiip on midagi väga sellist müstilist, samal ajal maailm on kiipe täis, et alati tuuaks näiteks, et igas pesumasinas ja igas seadmes on väga palju kiipe, mitte üks, aga palju kiipe. Aga loomulikult siin Eesti peab nagu väikse riigina mõtlema, et kus see oma teravik panna ja kus see kiip siis loob kõige suuremat lisandväärtust ja eks seal on nagu Eesti tuues nüüd sõja teema sisse, siis paljuski võib öelda, et ka see sõda, mis praegu me Ukrainas näeme, on kiipide sõda. Et kes suudab teha kergemaid, kes suudab väiksemaid kiipe, kiiremaid kiipe, kes suudab tehisintellekti panna jooksma drooni peal, et kõik see on kiipides ja tegelikult sellised, ütleme, moodsad sõjad tõenäoliselt hakkavadki olema sellised natuke kiibisõjad, et see on üks koht kindlasti, kus Eesti saab oma kuna me paratamatult oleme siin eesliinil kaasa rääkida ja teine koht, mida ma ise näen ettevõtjana, on siis kõik kiibid, mis on seotud siis teatud tüüpi sensoritega, et need on spetsiifilised kiibid, nendel ei ole väga suur turg, aga nende lisandväärtus, mida ettevõtja saab luua sellise kiibiga on väga suur, sest need kiibid üldiselt maksavad palju ja nad aitavad selle toored andmed, mis sealt sensoritest tulevad, tõlkida sellisesse keelde, mis läheb kas otse arvutisse või väga kiirelt saab arvutisse minna ja mis on veel huvitavam võib-olla trend, eesti keeles ei olegi nime olemas, need on siis nagu sellised ääre peal olevad kiibidest hästi lähedal serval. Jah, serval, just servakiibid mis juba sisaldavad ka väikest tehisintellekti komponenti, et neid saab siis, ütleme, nende lisandväärtus on väga suur. Kalev juba see oli serviti, nii et võib-olla sealt võiks võtta. Ja ma lisaksin teile mõlemale veel omalt poolt juurde, et üks on puhas selline majanduslik ja tehnoloogiline, et ühesõnaga, kui me ehitame kiibi mingitest poest tellitud niinimetatud riiulikiipidest, siis siin on nagu mitu momenti, üks on see, et see tuleb suhteliselt kallis, sest iga komponendi eest sa maksad päris palju, seal on, eks ole, selle tootja intellektuaalomand sees, miks ta võib seda hinda küsida, teiseks ei tule see eriti efektiivne oma parameetrite poolest ja kolmas probleem, mis on võib-olla isegi suurem, on see, et kui sa võtad mingisuguse kolmanda tootja kiibi oma toote koosseisu, siis kes garanteerib, et aasta pärast see kiip on veel riiulil, üldiselt mitte keegi, kas see firma on üldse olemas, siin tekivad need tarneahela küsimused. Et selles mõttes see on päris suur risk ja ma tean päris paljudest nii-öelda nagu tehnoloogia ja süsteemifirmadest, kus süsteem on läinud selle taha, et on arendatud mingi toode, kus seda kiipi enam täna ei ole.
mis sa teed siis? Ja muidugi see kaitse aspekt ja võib-olla üks asi, mis Andi kommentaarile lisaks, et ka riistvara turve või selle kiibi turve, mis on üks ka kiibikeskuse teemadest, et see ei ole vähe oluline, eriti kui me räägime kaitsetehnikast, kui me räägime mingisugusest julgeoleku kompetentsidest, et see ei ole tänapäeval vähetähtis, ma ütleks viimase 10 aasta jooksul on see nagu domineeriv olnud küberturbe valdkonnas. Kuidas muide varem üldse käis Eesti puhul just näiteks ettevõtete enda kiipide testimine, arendamine, et kui nüüd on abiks ka Metrosert, siis ma usun, et kindlasti on mingisugune enda arendusvõime ka olemas, aga mismoodi see välja nägi või näeb lisaks siis sellele? No, ja ma oskan ettevõtjana kommenteerida nii-öelda väikeettevõtjana, sest kõik startupid on alguses väikeettevõtted, et ega see on raske, selles mõttes, et ega Eestis ja ütleme, väikeettevõttel ei saa olla sellist võimekust, vähemalt normaalsel väiksel ettevõttel, et ta ise disainib kiibi, et see on väga, see inimtööjõud on väga kallis, selle jaoks ei saa palgata eraldi inimest, kuna seal ei ole tavaliselt täiskohaga töötama jaoks kohe alguses. Ja teine hästi suur probleem on see, et kogu see tarkvara, mis on seotud nii-öelda kiipide disainimise, modelleerimisega, kõigega sellega, on ülikallis ja nõuab väga-väga kõrgeid teadmisi. Seega sellist välist abi on alati vaja ja ma ütlen ausalt, et enne seda, kui kiibikeskus tekkis, ega ei olnudki muud varianti, kui tihti mindi otsima välismaale lihtsalt seda abi. Ja see on juba tunduvalt kallim. Ja see on juba tunduvalt kallim, muidugi. Jah, et võib-olla kui suurusjärkudest rääkida, et ette kujutaks, et näiteks kui me räägime mikroelektroonikast, siis seda saab luua ka, ütleme, vaadates YouTube'i ja nii edasi, ütleme, mingid lihtsamaid rekonfigureeritavaid kiipe nagu FPGA-d ja selliseid disainereid on Eestis olemas. Aga kui me räägime päris kiipidest, oma kiibi loomisest, siis ütleme, ligipääsel kompetentsil ei ole nii lihtne, ütleme, et ülikoolis on see olemas, internetis üldiselt mitte. Need programmid nõuavad erioskusid, jällegi ülikoolides saab neile ligi lihtsalt niisama ei saa, nad maksavad 1 miljon kuni 5 miljonit, eks ole, tükk aastas. Ja see ei ole midagi selline, mis hobiinsener või väike firma võiks endale lubada. Nüüd, kui jõutakse selle kiibini lõpuks kuidagi, siis ka need maski hinnad, see mask on siis see, mis saadetakse tehasesse valmistamisele. Maski hinnad algavad 1,5 miljonist, aga tüüpiliselt on 1 miljoni ringis. Et selles mõttes nagu see ja muidugi võimalikud on alati variandid, et ütleme, võimalik on saada ligi neile litsentsidele odavamalt, võimalik on saada mingitele pilootliinidele ja tehastele ligi odavamalt, aga see kõik nõuab kompetentsi ja selleks ongi see tänane kiibikeskus. Need summad on üsna suured, nii palju kui ma aru saan, siis eelarve nüüd kiibikeskusel Metroserti juures on 2,4 miljonit. Kas see nende suurusjärkude juures on piisav? No põhimõtteliselt meie lahendame seda küsimust sellega, et üks asi on see kogemus, millest nagu Jaan ka rääkis, teine asi on see pidev töö oma selle nii-öelda võrgustikuga, et nagu äris ikka on üks olulisemaid momente suhted ja head suhted. Meil on siis ka prioriteediks võetud, et nii-öelda nende suurte kiibitarkvara tootjatega suhtlema aktiivselt, ühega on juba nagu väga hea selline kuidas nad öelda, see liin sisse töötatud, nad toetavad meid, toetavad ka nii-öelda Eesti laiemaid eesmärke ja see läbi tekibki ka meil võimalus siis saada nendele tööriistadele teatud allahindlusega ligi ja siis seda allahindlust ka peegeldada edasi tööstusele. Et nendest miljonitest ja 5 miljonitest saaksid veidi väiksemad numbrid, just et seda barjääri allapoole tuua. Et me ei saa seda küll muidugi teha tasuta, me ei saa seda teha nii-öelda lõpmatus koguses, aga see võimalus on tänaseks sisuliselt laual ja loodud ja see ongi üks just alustavale väikeettevõttele üks olulisemaid momente seal, sest muidu on see barjäär ees, nagu Jaan ütles, ja ei olegi midagi teha. Ja võib-olla vaataks veel korra seda punkti ka, et Euroopa Liit on ju otsustanud, et algul oli vist 40 miljardit eraldatakse kiibi nii-öelda tööstuse toetamisele Euroopas ja nüüd on seal liikmesriigid veel juurde panenud raha, et sealt
ütleme, midagi sellest, kuna me oleme maksumaksjana maksnud Euroopa Liidule, midagi võiks Eestisse tagasi ka tuua, et ja seda tagasitoomist ei oleks, kui kiibikeskust ei oleks, siis ei ole seda kompetentsi, et seda nii-öelda Euroopast seda raha ära tuua, et ma arvan, see dimensioon on ka, kuigi ettevõtjana mulle need toetused liiga palju ei meeldi, aga paratamatu on see, et kui sul seda kompetentsi ei ole, kuidas seda raha ära tagasi tuua nii-öelda, mis me oleme sinna katlasse maksnud, siis ta jääbki sinna. Jah, tegelikult võib-olla täpsustaks nii palju, et kompetents on meil väga täiesti ütleme, arvestataval kujul olemas, ütleme, Tehnikaülikoolis näiteks, kus on juba 30 aastat nende samade kiibi CAD-i programmidega toimetatud ja lausa 1-2 uut kiibiprojekti aastas tootmiseks saadetud, et selles mõttes ei saa kompetentsi üle kurta, aga see on nagu tehniline kompetents. Mida nüüd kiibikeskus juurde pakub, ongi see, et kuidas nagu jõuda nende kommertskanaliteni, sest need samad programmid, mis maksid siin 1-5 miljonit, akadeemiale on 1000 korda odavamad. Samuti on seal väga odavad kiipide tootmisteenus, näiteks kui me saadame kiibi ülikoolist Taiwani tootmisele, selle suurusjärk, see hind on, ütleme, paarist tuhandest kuni paarikümne tuhandeni, mis on täiesti mõeldav summa ka ülikooli jaoks. Nii et selles mõttes see kompetents ja see hands-on ja see kõik on olemas. Lihtsalt küsimus on, et kuidas me teeme sellest tööstust. Ja see on omamoodi challenge. Mis teine kommentaar, mis siin võib öelda, et Eesti ei ole kuidagi siin nagu maha jäänud või me ei ole kuidagi erilises olukorras, et meie nüüd peame ennast nagu jalule upitama. Teised Euroopa riigid, kaasa arvatud Lääne-Euroopa, on sarnases olukorras. Et seal ei ole need asjad üldsegi palju paremad, et Euroopa on andnud oma positsiooni käest üldiselt ja Eesti ei ole kuidagi siin vähem kompetentne või rumalam, vaid pigem on see, et me tõuseme siit koos. Kui tihe see koostöö muidu teiste Euroopa Liidu riikidega on? Kõige tihedam on ta lähiriikidega, ütleme Soome, Läti, Leedu. Aga sisuliselt on juba tekkinud nendest kiibikeskustest, mida hetkel on vist loodud 26, kokku tuleb neid 30 Euroopas, et peaaegu igas riigis 1 ja mõnes 2. Et sisuliselt oleme ka ühe Access nimelise võrgustiku liikmed, kus siis on juba terve rida neid kiibikeskuseid, kes siis omavahel vahetavad nii kogemusi, räägivad, millised on konkreetse kiibikeskuse fookusvaldkonnad, kuna ei ole mõtet teha selliseid kiibikeskusi, kus kõik teevad täpselt sama asja, et pigem siis võtame näiteks mingisugust, näiteks kas või mingit fotoonika või sellist teadmist sisse mõnest kõrvalriigist, selle asemel, et hakata ise nullist nüüd seda kompetentsi ehitama. Ja ma ütleks, et see on päris aktiivne, eriti selle alguse kohta, et ja me otsime ise ka neid kontakte pidevalt. Ma võin öelda veel akadeemilise poole pealt, et siin põhimõtteliselt käib koostöö vähem lähinaabritega, rohkem ütleme Euroopa suurtega nagu Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, ka Holland, Belgia, eks. Et see on nagu suurem koostöö, varem käis ka päris tihe koostöö Rootsiga, viimasel ajal vähem, sealt on kuidagi need teemad ära kukkunud, varem tegeles Ericsson päris aktiivselt nende teemadega, nüüd see on kuskile mujale outsource itud, nii et tegelikult jah, aga koostöö on väga-väga tihe, see käib igapäevaselt, et ega siin Eestis ei oleks seda kriitilist massi, et kõike seda üleval hoida, aga siin on piisavalt eksperti, siin on piisavalt teadlasi, siin on ka piisavalt projekte ja rahastus selle teema ümber, nii et mis puudutab nagu rahvusvahelisi projekte ja osasi neid juhib ka Eesti, nii et selles mõttes ei saa nagu kurta, et siin ei jaguks ajusid. Kas Metroserdi puhul me võime ka öelda, et need ajud, kes Metroserdis töötavad, on selles mõttes kodumaised ajud, et me ei pea neid kuskilt välismaalt inimesi sisse tooma, et nende kompetentsiga siis kui paremat ja järgmist sammuda? Võib-olla kõige konkreetsem vastus ongi, et see on nagu vastavalt vajadusele, aga meie puhul on ta hetkel on, ütleme, enamus on siis ikkagi kodumaised, et või siis siin olevad välismaalased. Või siis kodumaaga pikalt seotud olnud. Just. Sest tegelikult siin ei tohi unustada seda jätkusuutlikkuse momenti, et me ei tee seda nagu, mina olen küll projekti koordinaator, eks ole, ja võib-olla minu töö konkreetselt see ülesanne lõpeb, eks ole, 3,5 aasta pärast, aga algusest peale on see keskus sellisena projekteeritud nagu jätkusuutlikuna, et see ei ole mingi, et 3 aastaga teeme kiibi valmis ja siis on Eesti päästetud, et tegelikult see kompetents ei saa kuskile nagu, ei tohi kuskile nagu kaduda, et see on pidevalt arenev teema.
võib-olla ma isegi vaataksin lähiriikidest ikkagi Soomet, sest Soome elektroonikatööstus on tegelikult ju alates või lõpetades Nokiaga väga tugev ja Helsingis on väga palju uut ja huvitavat ka kiipide teemal ja võib-olla ka hea näide sellest, et Helsingi on ootamatult muutunud sellise populaarse teema nagu kvantarvutite keskuseks, kuna IQM sai nüüd kõige suurema investeeringu üldse kvantarvuti nii-öelda maailmas, üle 300 miljoni ja sellega on ta ka maailma tipus. Aga see on ka hea näide sellest, kuidas räägitakse küll kvantarvutitest palju, aga tegelikult kui sa hakkad mõtlema selle kvantarvuti peale, siis selle ümber on tohutu palju klassikalisi kiipe. Et seda tööle panna, et kõik ja sama fotoonika teema, millest oli jutt, et kõik optilised seadmed nõuavad ka seda tavaelektroonikat, ilma selleta nad lihtsalt ei tööta. Et kuna Soome on, Helsing on tugev just fotoonikas ja selles kvantmaailmas nüüd, siis me peame Eestis jälgima, mida nad teevad ja selline ühine toimetamine on ju ka odavam, et me ei pea seda eksperti siin 100% Eestis pidama, kui me saame teda piltiga öeldes jagada Helsingiga või pluss lisaks me saame pakkuda seda kompetentsi, mida neil ei ole. Kui heal tasemel meie kiibi teadmised Eestis näiteks teadusasutustes on? No ütleme niimoodi, et jällegi siin tuleb rõhutada seda, et see on väga pikk ahel, et siin spetsialiseerumiseks kohti on, aga ütleme nendes valdkondades, kus ütleme TalTech on tugev, me ikkagi regulaarselt viimase 15 aasta jooksul, 16 aasta jooksul oleme koordineerinud erinevaid europrojekte. Mis see koordineerimine tähendab seda, et siis Eesti teadlane paneb kokku konsortsiumi, üldiselt sinna kuuluvad siis suured kiibifirmad, mingisugused akadeemilised asutused, väiksed firmad ja dikteerib selle teema, nii et see on minu meelest päris kõva sõna. Arvestades seda, et ka selliste konkurentsipõhiste projektide selline läbiminemise tõenäosus on mõne protsendi ringis, oleme me päris kõvad, mis puudutab akadeemilist võrgustumist ja sellist tegevust siin vallas, et ei saa kurta ja ka teadusgruppe on päris mitmeid, et selles mõttes nii ta on, aga siin tuleb rõhutada seda, et nagu Andres ja Andi mõlemad mainisid, et teemasid on palju, et kuni selle tehaseni välja, aga tehase sees on oma teemad ja tehase seadmed on oma teema ja disain ise on ka 100 teemat ja 100 sellist etappi ja nüanssi, mis kõik on vajalikud tegelikult. Ja siin Eesti, võib-olla kiibikeskuse kontekstis me olemegi välja toonud 3 sellist võtmeteemat, et üks on siis, ongi see küberturvalisus kiipidel, on ka siis töökindlus või nimetatakse funktsionaalne ohutus, mis on siis vajalik, ma ei tea, autodes ja lennukites ja nii edasi ja siis kolmandaks on siis verifitseerimine ehk selle kiibi siis töö või selle, korrektsuse kontroll nii-öelda. Ja need on kõik sellised, võib öelda, et niši teemad, aga äärmiselt olulised selleks, et see kiip lõpuks töötaks ja toodetud saaks, ja loomulikult kõik teevad disaini ühel või teisel määral, et disaini osatakse meil ja ka mujale. Kui lihtne muide ettevõtjal varem oli teadlastega koostööd teha võrreldes siis praeguse ajaga, kus Metrosert on ka sellise ühe tuumikuna juures? Jah, mis juhtus Eestis, siin 10 aastat tagasi ja 5 aastat tagasi veel oli see, et tihti Eesti kohalikud ettevõtjad mõnikord ei teadnud, et Eestis üldse kiipidega tegeletakse. Ei osanud otsida ka või olid liiga laisad mõnikord ja sattusid kohe, läksidki esimese sammuna kohe, ma ei tea, Soome näiteks, Soomes kasutus nagu VTT, ka mina oma eelmise ettevõttega GScan, austuseks kuidagi jäi see Eesti vahele ja pärast tagantjärgi avastasime, et Eestis saab ka ju tegelikult teha. Et selles mõttes kiibikeskus on selline hea võib-olla mida pannakse tähele ja nähakse, et sellega tegeletakse, et sinna ümber hakkab koonduma ka neid ettevõtteid siis paremini. See on üks pool ja teine on see, et akadeemilis maailmas on ikkagi inimestel oma eesmärgid ka, et nad ei ole lihtsalt teenusepakkuja, ülikool ei ole teenusepakkuja, kes iga hetk, kui sa ukse sisse lähed, pakub sulle kohvi ja nii-öelda viisakalt ütleb, et hakkame kohe tegema. Sest neil on omad projektid, asjad jooksevad, et kiibikeskus saab pakkuda siin sellist võib-olla kliendi sõbralikuma lähenemist ettevõtjale.
nii et ei ole seda konkurentsi, et ülikool versus Metrosert, et üks teeb ühte asja, teine teeb teist asja. Ma olen näed, et Eesti kontekstis me oleme, on meid liiga vähe ja koostöö on ainuke nii-öelda võimalik viis edasi. Et selles mõttes jah, et nii kas või kui rääkida esimesest inseneridest kuni selleni, et kuidas koolitada näiteks uusi kiibiinsenere siis, et see teadmine jõuab ka näiteks ülikooli osaliselt siis läbi kiibikeskuse klientide, see teavitus on oluline, kommunikatsioon on oluline, et ja kuigi see on Eesti kiibikeskus, siis tegelikult on meil kliente juba ka välisriikidest, kellega me reaalselt vaatame peale, täpsustame seda nii-öelda projekti skoopi, et me otseselt ei piira, et kõik, mis meid ennast edasi aitab, mis suudab meid suuremaks teha, on ju, seda kõike me igal juhul teeme. Kui palju praegu saab avada, et kellega Metrosert teeb koostööd ja mis need tuleviku suunad väljavaated siis võiksid olla, lisaks juba mainitud siin kaitsetööstusele ka? Põhimõtteliselt kaitsetööstusele lisaks on meil laual siis ongi sellist erinevat, ütleme, andmekogumist, kas siis nii-öelda fotoonika või muude osakeste maailmast, on meditsiinitehnoloogiat täiesti arvestataval määral, on nii-öelda autonoomseid sõidukeid, nende juhtimissüsteemid või ka nägemissüsteemid, on ka selliseid mingid muud väiksemaid sensoreid, jah. On ka keerulisi sensoreid nagu siin laua ääres, eks ole, et selles mõttes, et jah. Et just kaitsetööstusettevõtte puhul tavaliselt ongi, et nimesid ei nimetata, aga igal juhul, et me oleme ka eesmärgiks võtnud, et kõik need edulood, mis vaikselt hakkavad tekkima ja tulema, et nendest me kindlasti kas või selles Keep.ee portaalis räägime, kui need ettevõtjad isegi seda vähegi ise seda soovivad. Nii et selles mõttes tasub jälgida seda kanalit kindlasti. See summa sai juba välja öeldud, et mis see, siis see 2,4 miljonit perspektiiv on, kus seda raha saab kasutada, mis selles mõttes see aeg siis võiks meile tuua, kuhu me võiksime selle ajaga jõuda, mis eesmärgid peaksid olema täidetud? No selle 2,4 miljoniga tegelikult ongi eesmärk kiibikeskus käima tõmmata, teha ta ka siis jätkusuutlikuks, iseseisvalt toimetavaks keskuseks ja siis näiteks see rahastus, mida nüüd ettevõtjad võiksid kasutada oma kiibi väljatöötamiseks, on siis väga palju erinevaid võimalusi, on näiteks meie sama see rakendusuuringute programm EISi kaudu, on EIC ehk siis Accelerator programm Euroopas, aga lisaks siis on tekkimas nii-öelda see CHIPS fund Euroopas, mis siis omakorda ikka väga arvestatavas mahus jagab samuti vahendeid selleks, et neid kiipe välja töötada ja seal on kümned ja kümned ettevõtted on tegelikult sealt juba saanud erinevatest programmidest, kõigil on sellised keerulised akronüümid, Horizon on kindlasti seal sees ja mitu sidekriipsu, aga põhimõtteliselt sealt kindlasti, ja me ise julgustame, me hakkame jagama neid väga täpseid neid rahastusvõimaluste nii-öelda tähtaegu ja linke ka, Andiga samamoodi, see koostöö käib ja neid on veel, et selle, ma usun, et kui see ettevõte, kes tahab seda kiipi välja töötada, siis isegi kui tal endal ei ole veel piisavalt võimekust, siis sellise non-dilutive või mitte siis erarahastusega, just sellise avaliku rahastuse osas ei tohiks hätta jääda tegelikult, kui see idee on piisavalt tugev. Kuivõrd näiteks ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuses on näha seda, et huvi Eesti ja just kiibitehnoloogia või laiemalt elektroonika suunas kuidagi vaikselt ikkagi läheb kasvutrendis? Ja kindlasti, et selles mõttes, et võib-olla ise ma nagu konstateerin, et kui 2 aastat tagasi, kui kuulutati välja see Kiibi kompetentsikeskuste programm, siis sellega umbes paralleelselt tegime just uurisime, et mitu firmat hetkel Eestis nagu on välja töötamas, me jõudsime 1 firmani. Siis ütleme aasta hiljem ümarlaual, kui me ikkagi tutvustasime seda taotlust, siis oli neid firmasid, kes ütlesid, jah, me tahame kiipi, oli 5. Ja nüüd me räägime umbes 20, kellest ütleme, siis 5 või natuke rohkem täna aktiivselt juba toimetavad, esimesed prototüübidki tehtud.
et siis see kasvutrend on olnud märkimisväärne ja ma ütleksin, et kuskil eelmise aasta, ütleme enne, kui see programmi tähtaeg nüüd kukkus eelmisel aastal, siis kuskil eelmise aasta, ütleme, teises pooles oli näha selline nagu nihe üldiselt nii ettevõtluses kui Eesti nagu ühiskonnas, et öeldi jah, et kui enne oli selline diskussioon, et kas ikka tasub ja kas me ei või seda asja sisse osta ja äkki see kuidagi, äkki see on kuidagi meile üle jõu käiv, siis kuskil seal toimus selline nihe või see kriitiline mass jõudis selleni, et ütleme, et nii ettevõtluse poolt kui ka siis ütleme riik võttis selle üheks prioriteediks. Ja tegelikult ma arvan, et Eesti oli siin võib-olla natuke ettevaatlikum kui mõned meie lähinaabrid, aga teisest küljest see ongi võib-olla selline eestlaslik, rahulikult nagu kaaluti asi läbi, mõeldi ja siis tehti otsus ja tegelikult see otsus on nagu olnud selline üsna kindel, Kiibi teemast on saanud ka nüüd üks rakendusuuringute prioriteetvaldkond, ja muidugi see, mis on maailmas toimunud, ütleme, need julgeoleku olukord, et see on muidugi kõike seda ka võimendanud. Kuid lisaks ka Eesti madal konkurentsivõime, mis on olnud tükk aega probleemiks, et see on teine aspekt. Ja, ma tooks siia kõrvale kohe lauale ikkagi selle võib-olla natuke laiema teema ka, et kiibid on osa ikkagi elektroonikast ja kui me Eestis, ma jällegi vaatan avalikust pildis nii-öelda, siis kui aktiivsed on näiteks, meil on selline organisatsioon nagu ITL, see on siis Infotehnoloogia Liit ja kui me mõtleme elektroonikatööstust, kes on Eesti suurim eksportija, siis me ei näe seda elektroonikatööstust üldse pildil. Ja seal on omad ajaloolised põhjused, kuna see elektroonikatööstus Eestis on tihti, omanikud on kuskil istuvad nii-öelda kaugel, kas Rootsis või Soomes või nii edasi, siis neil võib-olla ongi väiksem huvi seda lobitööd teha, aga samal ajal kui ei ole asja, milles ei oleks elektroonikat ja ei ole asju, milles ei oleks kiipe ja selles mõttes me peame nagu endal kuklas kogu aeg hoidma seda, et seda tööstusharu tuleb kindlasti nii-öelda lükata sinnapoole, et see lisandväärtus, mis seal toodetakse, kasvaks. Kui me mõtleme selle perspektiivi peale tulevikus ka, siis juba sai mainitud, et neid ettevõtteid on juba siin järjest juurde tulnud. Kas see on midagi näiteks, mille peale võib ka 5 aasta perspektiivis mõelda, et neid ettevõtteid on 20 asemel siin, kui samasuguse 4-5-kordse kasvuga minna, siis ongi 100 ja veel rohkem, kes Eestit siis uues valdkonnas meie jaoks justkui edule viivad? Numbritest rääkides võibki öelda näiteks, et Soome, mis on meist rahvaarvult äkki umbes 5 korda suurem, et neid Kiibiga seotud või pooljuhttööstusega seotud ettevõtted ongi umbes 100. Et mis mõnes mõttes klapib päris hästi meie selle 20 välja öeldud. Ja ma arvan, et see kvantiteet, et see ei ole nii oluline. See ei ole primaarne, jah. Et tegelikult oleks tõenäoliselt palju ägedam see, kui 9-20, mitte üks, aga mitu neist teeksid Kiibi, mis müüb näiteks seal 100 miljonit eurode eest ja nii edasi. Et pigem on eesmärk seal ja kvaliteetne kõrge lisandväärtusega vastab kõigile nendele küll niši, aga väga olulistele kriteeriumitele, mida Jaan rääkis, et see oleks meie puhul kindlasti selline ambitsioon ja see nii-öelda võit, et siis on see Kiibi keskus ennast ka kindlasti tõestunud. Just, ja ma mõtlen seda, et näiteks kas või kui see tulemus oleks see, et need 20 firmat ja võib-olla mõni uus startup, nad jõuaksid reaalselt iseseisva Kiibi võimekuseni, kus neil Kiibi keskust enam vaja ei ole, siis oleks, ma arvan, selle Kiibi keskuse eesmärk täidetud, et täna on ikkagi see, et meil on need ligi paarkümmend või üle 20 huviliseks, aga ja me üritame aidata neid oma toodeteni ja intellektuaalomandini, aga kui neil see võimekus tekib, siis nad toimetavad omapäi, eks ole, ja võime toetada, eks ole, uusi tegijaid ja uusi firmasid, aga ma arvan see, et oluline on ka aru saada, et paljud neist firmadest on nagu oma tee täiesti alguses või mitte oma tee alguses, vaid selle, ütleme, teema alguses. Kuidas siis on, Andi, kas kirjeldatud tegevused on sinu järgmistes plaanides ja võid olla see esimene või nende esimeste seas, kes siis välja Metroserdist edukalt tuleb? Loomulikult loodan, et minu viimane ettevõte on küll väga hiljuti alustanud, et meil läheb oma Kiibini veel natuke aega, aga samal ajal võib-olla me oleme jällegi selles suhtes hea näide, et me
kohe algusest peale teadsime, et me peame kunagi jõudma oma kiibini, sest see on nagu vajalik. Kui sa toodad mingit keerulist seadet sensoritega, siis kui sa tahad massitootmise jõudma, siis sa pead lõpuks seal kiipi omama tegelikult tänapäeval. Ja selles mõttes sa peadki selle oma strateegiasse sisse kirjutama ja samm-sammult sinna minema, et eks me kombineerime ka oma ettevõttes siis nii-öelda avaliku raha ja eraraha, aga me oleme kindlasti nagu broneerinud sellise raja, et me jõuaks sinna, ühe aastaga sinna ei jõua, see ei ole põhimõtteliselt kiibimaailmas võimalik nii kiiresti, aga ütleme, mida ma näen kõrvalt on huvitav, et see kiirus, mille riistvara startup kasvab, on enam-vähem nii kiire, kui sa teed ühte kiibidisaini. Et selles mõttes on seal hea kooskõla. Lõpetuseks võib siis konstateerida, et kiibid on ka Eestis tulevik ja ei pea kartma seda, et Eesti ja Euroopa Liit nüüd on jäädavalt näiteks Aasia riikides maha jäänud. Kindlasti ja võib-olla veel nagu nii-öelda korraks minevikku vaadates, et kuskil 15 aastat tagasi oli veel meil täiesti arvestatav kiibi disainimine Eestis ka olemas. Päris mitme firma näol tegelikult. Mitme firma näol, mida me nüüd siis nii-öelda uuesti ellu aratame ja kiip on Eestis disainitud muuhulgas ka näiteks Apple'ile, et mida paljud ei tea kindlasti. Et selles mõttes see vundament, sellised trendid, asjad on olemas, et ja meie praeguse huvi pealt näeme küll, et see loodetavasti käivitub vähemalt sama kui mitte intensiivsema režiimiga. Jah. No seda on rõõm kuulda. Suur tänu teile saatesse tulemast ja võib siis lõpuks öelda, et elagu kiibid. Või nagu öeldakse, kiip kotti. Sihitult tipus. Ideed, mis muudavad tööstust.